tere, head kuulajad, käes on 17. november. Geeniuse digisaade on siin ja me oleme täna Ants Lõugas, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe ja räägime sellest, kus ennast tunda avalikult ja kus ennast tunda privaatselt. Digitaalses maailmas oluline teema. Räägime sellest, kuidas robotid juba aitavad meid, aga võiks aidata meid palju rohkem kodutöödega ja selleks lubatakse meile suuri asju kokku. Vaatame korraks lubadusi. Räägime sellest, kas odav asi võib olla mõneks asjaks hea, kui teil on vaja näiteks lihtsalt puutetundlikku ekraani. Ja tegelikult on portsuga igasuguseid huvitavaid uudiseid veel. Võib-olla jõuame nendest huvitavatest veel arutada. Selline saade tuleb täna. Tere, hakkame siis uudiste rubriigiga peale täna ja viimasest nädalast. No, alati on siin Eestis juhtub väga palju asju ja mõned neist väärivad meie saate tähelepanu. No viimasest nädalast oli üks selline huvitav aspekt, kus üks inimene postitas sotsiaalmeedias mingisugust jura. Ma ütlen selle kohta jura, sest ma isegi ei hakka minema sinna sisse, mida ta postitas. Tema peale kaevati, politsei otsustus, et ta väärib karistamist avaliku korra rikkumise eest. Aga nüüd sellest läks tükk aega mööda. Kohtuveskid jahvatasid seda menetlust. Ja tuli välja nüüd eelmisel nädalal, et kohus ütles, et kui inimene postitab midagi ebameeldivat sotsiaalmeediasse, siis see ei ole avaliku korra rikkumine, sest sotsiaalmeedia ei ole avalik koht, kus ei saa avalikku korda rikkuda. Ja no kas lugu lõpetatud, kas me oleme nõus sellise tõlgendusega, et sotsiaalmeedia pole avalik koht? Ütleme nii, et tuleks vaadata alt ja ka pealt. No me peaks küsima, mis asi on avalik ruum, eks? Avalik ruum on siis see ruum, kus teised inimesed näevad, millega me tegeleme. Ühistransport on avalik koht. Ma teen nalja sellepärast, et selles Eesti seadus viitab, et see on avalikku korda saada rikkuda füüsiliselt avalikus kohas, seal tänaval, ühistranspordis. Et noh, pikalt heietamata võiks ikkagi öelda, et mida rohkem me aega edasi kerime, seda rohkem avalikuks muutub ka see ruum, mida ei saa käega katsuda, aga mida saab vaadata. Sest olgem ausad, et kui sa vaatad täna Facebooki või YouTube'i või mida iganes ja need on sellised kanalid või siis nimetame kohtadeks, mida paljud inimesed saavad massiliselt ja hulgakaupa ja suurel kiirusel jälgida, ilma et nad peaksid selleks kusagile minema spetsiaalselt vaatama, sest et noh, me istume kõik täna otsapidi ju sellises ruumis, mis on meil ekraaniga ühendab teisi ja ongi otsapidi avalik. Nii et ma nagu selles valguses ikkagi näen, et see seadus kui selline, et mitte öelda, et nüüd Riigikohus tegi kuidagi pidi võib-olla vale otsuse, olgugi, et sealt oleks võinud ka võib-olla mingit pehmemat lahendit nagu sõnastada, aga tugineti lihtsalt konkreetselt ju seadusele, mis täpselt siis piiritlebki ära, et tuba või ühistransport, ühine tuba või ühine transport on siis avalik, aga see, kui see on virtuaalses ruumis, siis see enam ei ole avalik. No aga nii ongi. Ja mis nagu selle konkreetse case'i nagu teeb selliseks nüansilikaks on see, et nagu võib-olla ma sain valesti aru, aga mul jäi mulje, et see seal oli nagu hübriidsituatsioon, kus inimesele näidati seda sotsiaalmeedia postitus avalikus kohas, mida ta ise ei valinud. Kas ei olnud see? Ma detailidega pole kursis, aga telefon tükati nina alla ja öeldi, et vaata seda ja siis siis võib-olla ei ole isegi sotsiaalmeedia ju probleemiks, siis on see, et keegi näitab sulle telefonist ebameeldivat asja avalikus kohas ja see on sellisel juhul on see ju igal juhul avaliku korra rikkumine. Võib-olla ma praegu ajan kaks asja segamini, kaks erinevat case'i. Aga fundamentaalne küsimus on see, et kui ma postitan avaliku postituse, TikTok, YouTube, Facebook, palju noorematele inimestele aktiivsemalt kasutusel olevat keskkondi on veel, siis kas ma ja seal sõiman ja räuskan, kas see on avalik korra rikkumine või mitte? Noh, mõnes mõttes võiks öelda, et meie seaduses on ajale jalgu jäänud, et me avalik ruum on. Tegelikult see on, kus on avalikult nii-öelda leitav, kus ei ole kuskil piiratud, ma ei tea, sõprade ringis, eks ole. See on sama, kui sa oled omavahel saunas või see, kui sa oled tänaval, eks. No siin ei peagi leiutama siis ju jutumärkides jalgratast. Tegelikult ka võib vaadata, mida teevad teised Euroopa riigid ja olgem ausad, et ikkagi võib-olla nüüd üldistan, aga siis tundub küll, et Saksamaad vaatame, siis avalik ruum võib olla ka virtuaalne, et seal kehtib siis nii-öelda, nüüd on selline sõna, mida ma ei suuda välja hääldada, Hans, sa pead mind võib-olla aitama. Netzwerkdurchsetzung Gesetz, mis võimaldab siis karistada sotsiaalmeedias tehtud avalikke
postitusi või nende põhjal, kui need rikuvad avalikku korda, õhutavad viha. Samamoodi Ühendkuningriikides Communications Act 2003 paragrahv 127 käsitlebki siis just nimelt ühist või ütleme elektroonilist kommunikatsioonivõrgustikku või ka sotsiaalmeediat, mis on tegelikult avalik ruum, kus ei tohi siis räusata ja muid asju teha. Et Ameerika on võib-olla siis just nagu vastupidine, et seal on väga selline. Seal kõike teha, eks ole. Kõike justkui teha. Võib-olla selguse mõttes peaks ka ütlema seda, et me vaidleme täna selle üle, et kas just nimelt saab siis avaliku korra seaduse rikkumise eest võtta siis määrata mingit karistuse või võtta vastutusele. See ei tähenda nüüd sugugi, et selline lahend tähendaks, et näiteks võib hakata netis levitama siis ilma loata kellegi mingit sensitiivseid pilte ja mida iganes. Et seal rakenduvad hoopis teised paragrahvid, et see ei ole enam avaliku korra rikkumine. Et tegelikult see nüüd ei tähenda, et asi nüüd nii hull on. Aga küsimus on lihtsalt selles, et kas me saame kohaldada nüüd just seda avaliku korra rikkumise paragrahvi sinna alla. Mina ei näe siin mingit vastuolu selles, kui see ikkagi võiks nii olla. Et see ruum muutub avalikuks, võib-olla me varsti istume kõik VR-prillidega ja mis siis saab. Siis me olemegi selles ruumis. Õige on jah, aga muide sa meenutasid head asja, et kõik nüüd palun pärast saate lõppu lähevad ja harjutavad oma diktsiooni saksa siis seadusega, mille nimi on Netzwerkdurchsetzungsgesetz ehk siis seadus, mis kaitseb internetis meid, sakslasi. See on üks väärt sõna, et juba selle sõna pärast tasuks sellist seadust ikkagi rakendada. Just. Lähme siis edasi ja räägime robotitest, aga räägime mitme nurga alt. Tegelikult enne kui räägime robotite uudisest, siis me rääkisime eelmine saade pikalt robotitest. Meelis, sul oli mingi lühikene täiend eelmise nädala roboti teemadele, mida sa ütlesid, sa pead ära õiendama? Jaa, mul oli täiesti rääkimata nimelt see, et teatavasti robottolmuimejate ja ka teiste selliste nii-öelda siis tolmuimejate puhul on, mis pöörlevad rullid kuskilt midagi sisse tõmbavad, on kogu aeg see probleem, et vanasti vähemalt oli see probleem, et siis nende harjad kipuvad juuksekarvu omale külge tõmbama ja ära ummistuma ja siis nende puhastamine on keeruline tüütu tegevus. Siis seal on toimunud ka väga suur innovatsioon ja 6 testis olnud masinast 4 suutsid sellega väga hästi või peaaegu väga hästi hakkama saada. Ja siin jällegi oli see, et kuigi kõik nad väidavad, et neil on mingid sorti tangle free ehk siis mitte juuksekarvu kinni tõmbav või ka lemmiklooma karvu, eks ole, kui sul lemmikloomad on siin rulli vahele kinni tõmbav tehnoloogia ja erinevad lahendused teevad seda erinevad. Osadel on 8 osaks käivad rullid ja osadel on 2 rulli, mis käivad erinevad pidi ja see on nagu erinevad lahendused. Ja siis see tegelikult see parameeterarvestus täpselt samasugune nagu robotidel üldse, et kõige odavamal Xiaomil on mingisugune kamm, mis peaks nüüd lühemaks lõikama, siis sisse tõmbama. See töötas enam-vähem, aga mitte väga hästi. Alla mingi nuga või? Alla mingid lõiketera? Sellised, nagu sileti kallimatel siletiradel on mingisugused nagu jooned on peal. Ühesõnaga, robot sõidab žiletidega ringi minu kodus ja lõikab asju. No päris vastu maad ikkagi ei ulatu, eks see tera, eks tera on peidus. Aga ühesõnaga, et ta lõikab nagu ära ja siis ta peaks tõmbama sisse, tegelikult ei tõmmanud väga hästi. Samsungil on ka anti-tangle, aga too koosneb 2 osast, aga sinna 2 osa vahele jäi üsna palju karvu kinni, mida ma pidin käsitsi puhastama. Eufil tõmbas küll ei jätnud nagu selle rulli külge mitte ühtegi karva, mis oli väga positiivne, aga osa neist karvadest, mis olid rullist vabastatud, jäid sinna rulli alla nagu puntrasse ja siis nad kippusid nagu seda teed nagu väiksemaks tegema, kus tolm sisse pääseb. Et seda pidi, ja seda ei märganud ka, et seda pidi nagu lahti võtma ja siis vaatama, eks ole. Et need olid nagu need. Roborock, Eufy või Roborock Dreamy ja Ecovacs kõik suutsid ülihästi hakkama saada nende karvadega ja ei teinud või ei jätnud nagu arvu üldse nagu sinna rulliku vahele kinni. Ehk siis sama tulemus, mis nagu üldisel testil. Ja siinkohal tuleb öelda, et see oli vanasti suur probleem ja praegu nagu see ei ole enam probleem, mis näitab seda, et jälle uus innovatsioon. Ma jätsin unustasin see eelmine kord ütlemata, aga see on tegelikult hästi oluline osa roboti valikul, kuna see on jube tüütu, kui sa pead neid puhastama kogu aeg. Mul on 2 mõtet, et võib-olla järgmine teemaarendus või ütleme tehnoloogiline aspekt võikski olla, et seal robotide all on nagu selline
nagu selline süsteem, nagu on Ameerikas kraanikausid, mis purustab kõike. Ehk siis kui robot leiab soki, siis ta purustab selle ära ja imeb sisse, söödeks põrandat kohe lagedaks. Näed, ise olid süüdi ja soki jätsid sinna. Ei, no ta ei ütle isegi midagi, põrand on lage, sokke pole, juuksekarvu pole, kõik on siin. Pärast ta sokk kadunud ja saab paanikaks seda. No ja, lähed adu. €100 seal põranda peaks teine aspekt on see, et võib-olla üldse need robotid ja kogu see tehnoloogia on eilne päev, sest varsti on meil kodus robot Neo 1X, mis käib ringi tavalise suure tolmuimejaga. See on väga huvitav, miks tekkis paari nädala eest siuke suur furoor internetis. 1X on siis robotifirma, milles Glen mainis ja tegelikult me oleme neid siukseid inimesetahulisi roboteid varemgi. Aga miks sellest 1X-ist räägitakse nüüd palju? Number 1, nad alustasid tavalistelt inimestelt tellimuste vastuvõtmist, sa kas maksad 20 000, mis on natukene suur summa, see on väikse sõiduauto hind, või maksad 500. See on ka ühtlasi üsna väike summa võrreldes konkurentidega. Veel odavam on, sa saad maksta $500 kuus, et sul on siis nagu koduabiline. Teiseks, mis teeb 1X-i siis nagu huvitavaks, neil on tohutult palju rahastust, ehk siis nagu just kui potentsiaal oma toode lõpuni arendada, muuhulgas nende üks tagaja või siis rahastajaga OpenAI, kes ütleb, et AI on tark. Pluss nad teevad koostööd siis selliste suurtega nagu Boston Dynamics, Siemens ja teised. Ja mis põhiline, see 1X ütleb, et erinevalt siin Siemensist ja Teslast, kes teevad nagu tootmisroboteid, siis 1X ütleb, et just nagu Glen sa mainisid, see robot, humanoid võiks tulla sul koju. Ja no räägime võib-olla kohe siis ära, kuna me ei saa üks pilti näidata. Kui te ei ole juhtumisi kursis visuaalse poolega, siis tasub kohe minna ja vaadata, siis on see kontekst nagu näha, mis asi on siis Neo 1X, sellest on tõesti palju klippe ja paljud nendest klippidest on korraga kurvad ja samal ajal väga naljakad. Nagu ikka. Sest tõepoolest 1X käib 2 jalal, tal on seljas kootud kampsun. Seda värvi saab muide valida, 3 värvi kootud kampsun, kas siis oli seal hele, beežim või väga kaval trikk, ma ütlen kohe, sest kootud kampsun teeb ta siukseks koduseks ja nunnuks, et ta ei ole mingisugune värviline plastik tulnukas, vaid ta on siuke kodune, sul väike kossakas. Disaini mõttes kindlasti on inspiratsiooni andnud talle klassika või kultussari Orville, kus toimetas ringi robot, kelle nimi oli muide Isaac ja kes ei olnud kootud kampsuniga, ta võilu mõnikord pani selle selga. Ta ei ole kuigi suur, kõrgus 168 cm, kaalub ainult 30 kilo, aku kestab 4 tundi, kui tehnilisi andmeid ette puristada ja vaatab ringi siis ainult silmadega ehk 2 kaameraga ehk need on tal ainsad asjad, mis on peas. Nii et ta näeb oma kampsunite ja kogu sellise terviklikkusega välja tõesti üsna nunnu koduabiline ulmefilmist, muide jalatseid saab ka vahetada, seda on lubanud firma, et see on asi, mida saab ise teha. Nii et selliseid naljakaid aspekte seal nagu on, et kas need on olulised, aga loomulikult võib-olla kõige olulisem on see, et siis kui kohmakalt või kui halvasti või kui hästi ta saab siis nende asjadega, mida on lubatud, et ta saab hakkama, ehk et just need samad asjad, kodutööd, kõikvõimalikud kodutööd, tolmuimejaga tolmu võtmine, mis iganes, koristamine, laua pesemine, topsikute toomine, viimine, kõik see, mida inimesed võiksid tavaliselt kodus teha, et see ei läheks segamini, kõike seda võiks ta teha. Ja tuleb tunnistada, et ta tegelikult seda täna ei oska teha. Et kõik, mida ka demoklippides näidati, siis mis on muidugi respekt sellele firmale, et nad ütlevadki otse välja, et ega tegelikult autonoomselt oskab see robot praegu heal juhul kõndida ukseni ja selle lahti teha. Ja võib-olla siis kutsumise peale tulla ka sinu juurde, aga kõigi keerulisemaid asju teeb operaator VR-prillidega. Ehk siis ühes kontoris istub üks inimene, kes on see nüüd roboti läbi silmade näeb ja siis paneb ise klaasid nõudlusmasinasse ja nõudlusmasina tööle. Just. Naljakas. See nagu meenutab natuke siis, kui me tõmbame paralleele näiteks isesõitvate autode puhul seda sama kontseptsiooni, mis isesõitev auto versus siis selline auto, kus on siis juht kaugjuhitav, et see robot on täpselt samamoodi kaugjuhitav. Ja muidugi siin igasugused põhulõuad internetist on väga häid arvamusi avaldanud, et võib-olla varsti tuleb ka siis nagu tasakaalustuseks või teise otsana nagu sellele probleemi lahendama VR-komplekti mäng, et tee kodutöid. Ja siis kui sa ostad selle mängu, siis sa saad reaalselt kellegi kodus teha kodutöid, et see nagu
viiks kokku siis nii-öelda operaatorid. Aga mis siis, kui ma tahan mängus natukene pärast tööpäeva nagu auru välja lasta ja hakkan klaasi vastu seina loopima? No eks sa siis võid ka seda teha, et siin intervjuus ütleb küll, et kompanii asutaja tegevjuht, et robotil on piirangud, et no küsimused ongi, et noh, kas ta näiteks võiks võtta mingi raske asja ja pillata selle sulle öösel pähe või tõesti visata sinu klaasid katki või teha kerge lõkke sulle pliidi peale. Siis ega vastus ongi üsna ebamäärane, et ta nagu saaks seda teha. Aga ta ikkagi ei tohiks seda teha. Aga selge see, et nii kaua, kuni seda juhib nüüd operaator kõrvaltoast, siis tegelikult vastutus ongi sellel operaatoril, et robotil on seal sellised piirangud ka ikkagi, kuhu tuppa ta siis tohib minna. Ühesõnaga, ega see pikk jutt tähendab lõpptulemus on see, et kuni sellisel robotil on operaatorid ei suuda toimitada iseseisvalt, on see asi nagu surnud sündinud lahenduseks. No aga võib-olla see on see sild, et varsti see on ajutine lahendus, kuni on piisavalt tark, on ju. Mina näen, et... No küsimus on kaua me pakume seda ajutist lahendust, et siin Eestis võidavad need Auveteki bussid juba vist 5 aastat kaugjuhtimisjuhiga ikendused iseseisvalt. Elon Musk lubas 15 aastat tagasi, et Tesla on ise juhtivad. Me teame küll seda, et see on suur nõrk koht plaanis, aga ma tahan ühele aspektile tähelepanu juhtida, mida ma vaatasin videotest. Nad toovad välja, et peale selle peenmotoorika, mis on raske, et sa paned õrnalt klaasi kapi peale, on huvitav see, kuidas nad on seda inimesega suhtlemist teinud, et mitte kodus, vaid näiteks väike kontor või kontoriruumides. Sul on laud on täis tühja klaasi, kohvitass ja sa ütled sellele, et ole hea, tee see ruum puhtaks. Ja siis kontoris mitte ei ole 1, vaid näiteks 2 või 3 sellist 1X robotit. Siis ta kutsub oma sõbrad appi nagu virtuaalselt vilistades. Need launchivad sinna koosolekutuppa, igaüks võtab aeglaselt ühe tassi ja siis nad lähevad ära. Nad on jah kohmakad, aga huvitav on see, et kui nad suudavad teha seda, et sa saad ühe inimese ühest lausest aru, mis on sinu praegune eesmärk ja kuidas see eesmärk kambakesi lahendada, see oleks päris äge. No siin võibki teha loomulikult nalja ja ongi naljakas, kui te neid klippe vaadata, eriti naljakas oli, kuidas ta näiteks nõudepesumasina ust paneb kinni. See oli nagu action film, milles on nagu, kas ta paneb selle kinni või pane, et soovitame kõigil YouTube'ist otsida. Ja kindlasti muide samas võtmes kindlasti soovitame vaadata ka üldse mitte vähem naljakat klippi, väidetavalt siis Venemaa tehnoloogilisest imest nimega Idol, keda ka esitleti ja no seda on raske ka sõnadesse panna. On väga raske. See robot tõepoolest oli ikkagi suures koguses tarbinud alkohoolseid jooke või vähemalt tema treeningandmed olid seda teinud. Ja kogu see esitus lõppes ka sellega, et peale seda, kui ta siis niimoodi nukralt pikali komistas, siis ei saanud ka need esitlejatest turvamehed seda kardinat sinna ette. Ja see klipp on nagu täiesti, ma ei tea, kas eesti keeles on sõna hilaariline või hilarious on see ingliskeelne sõna, et ebareaalselt naljakas. No mis meie idanaabiruses toimub, on alati üks päris maailma kõverpeegel ja isegi AI robot, mida siis venelased ehitavad, on 15 sekundit võimeline kõndima ja siis juba purjus. Paslik tsiteerida Teet Kalmust, kes ütles, et temale avaldas Venemaal toimunud robotesitlus sügavat muljet, sest et nad on selle täiuslikult suutnud valmis teha, mis imiteerib ideaalselt juua täis vedelase sellist käitumist. See on saavutus tõesti. Kui ta oleks sirgelt käinud, siis oleks väga kahtlane olnud, et siin on midagi nagu valesti. Et seal on see üks inimene peidus, et see ei ole päris robot. Aga kui nüüd natuke võibolla zoomida selles pildis välja ja tegelikult mõelda, et kus me olime näiteks 100 aastat tagasi, millised olid autod, kas me tegime üle neti saadet, millised olid mobiiltelefonid, siis kõik need tooted on oma algusaastatel olnud ebareaalselt kohmakad, et mitte öelda naljakad. Et kindlasti, kui esimesed autod ringis võitsid, siis nende üle naerdis, nad kukkusid kraavi ja läksid katki ja jõudnud ju kohale. Me mäletame telefone, mis olid sama suured nagu pliiaku, ent ometi me tassisime neid juba otsapidi kaasas, kellel oli ülipalju raha ja nii edasi, nii edasi. Eks sa tahad öelda, anna 50 aastat ja kõik saab olema hästi? Ma tahan öelda seda et see on algus, et see aeg muutub, aga see firma, kes siis täna, kellest me nüüd räägime, 1X, tegelikult on see tore, et nad on tulnud välja selles mõttes sellise ausa, vähemalt praegu tundub, kommunikatsiooniga, et sisuliselt nad pakuvad 20 000 eest võimalust osta toode, millega me tegelikult arendame seda edasi. Ehk et kõik need andmed, mida siis nende operaatorite poolt kogutakse, kuidas see
robot seal toimetab ja pikali kukub või vastupidi, kõik see on treeningandmed, täpselt nii nagu Tesla täna oma autosid sõidutab ringi. Ehk sisuliselt noh, ma ei tea, nimetame seda siis avalikuks beta testimiseks, mille inimesed otsapidi kinni maksavad, kes tahavad. Sest olgem ausad, ega täna mitte ükski inimene, kellel on vaja panna nõudepesumasina uks kinni, ei osta seda robotit, ta läheb, paneb ukse kinni. Et selle inimese, kes roboti ostab ikkagi see inimene, kes tahab mänguasju, kellel on raha ja see on lihtsalt, ta on täna äge, et kui mul ka oleks tonnide või virnade viisi raha ja ma tahaks natuke saada nalja ja samal ajal anda panus sellesse, et võib-olla siis tulevikus tõesti need robotid panevad neid uksi korralikult kinni, siis ma ka ostaks selle roboti, sest ta on ju aga tead, $500 kuus on tegelikult selline hind, mis noh, ei ole muidugi massidel kättesaadav, aga ta on nagu kõrgem keskklass või rikka inimesi jaoks, see ei ole ikka ülekäiv summma, see on kallima auto leasing. $20,000 tegelikult ei ole ka nagu võib-olla veidi ambitsioonikas hind, sest teised siin Tesla ja Neura ja kes kõik teevad Hiina tootjad on rääkinud ikka sellisest 35,000–50,000 eurost. Aga neil on üks suur vahe on see, 20 000 on see, et sa käid raha välja ja siis sa oled selle riistvaraga kodus, mis võib-olla vananeb 2 aasta pärast, aga $500 kuus, võib-olla ma vahetan ta välja, sest 3 kuu pärast on parem mudel on ju. See on nagu ruuteri rent, eks ole, sul on kogu aeg robotis maksad. Aga ruuter läheb iga aastaga paremaks, iga kvartaliga äkki paremaks on ju, et see on nagu väga, me võiksime oodata vähemalt seda. Igatahes, et see skeem ei ole üldse paha, aga selle eest peabki teadma siis, et küsida võibki, et mis põhjusel sa ikkagi selle ostu või kuutasu peale lähed. Kindlasti ei ole argument see, et sa tahad, et keegi päriselt aitaks sul täna teha kodutöid. Sa ikkagi tahad, et sa oled just see, kas see on see adapter või mis iganes selle nimi on. Sa tahad panustada oma raha sinna, et see saaks selliseks, et see on kõikide uute tehnoloogiatega ju niimoodi, et nad ei ole lihtsalt valmis ja see tehnoloogia ei olegi valmis. Ja mõnes mõttes on nagu arusaadav, et sellises positsioonis toodet sa ei saagi kuidagi muud moodi reklaamida üldse, sest et kui sa teeks täna reklaami, kuidas ta jookseb toas ringi ja teeb kõik asjad müstilisel kombel ära, siis järgneks sellele varsti need reaalsed klipid, kuidas ta ju mitte midagi ära ei tee ja muide kätte siis on lubatatavasti saab ta alles loomulikult järgmisel aastal, mitte ka kohe. Nii et noh, siin on ka selline omamoodi äraspidine paralleel, et noh, realistlikult vaadates võiks öelda, et ärge kunagi ostke asja, mida lubatakse kunagi, et see teeb nii, vaid ostke asju, mida te juba näete, et see teeb nii, aga no paraku see robotite tehnoloogia ei ole lihtsalt seal, nii et ma tahaks oma pika filosoofilise heietusega nagu öeldagi, et see ongi asi, mille üle me saame täna naerda, aga kui ajas tagasi suumida või välja suumida, siis võib-olla aasta 2-3, võib-olla ka isegi 2-30 aasta pärast on see pilt kindlasti teine just tänu sellele, et praegu see robot kukub pikali. Aga ma tahaksin järgmise teema juurde ja minu arust need tunduvad eri maailmad, aga need on väga seotud teemad. Me praegu räägime ülikallist, kohmakast tehnoloogiast, mis oleks kui me kõigil oleks kodudes oma robot, aga see on lihtsalt tundub fantaasia. Aga ma lisan siia veel ühe aspekti korraks veel, et siin nagu rõhutatakse ka seda, et mida inimene justkui tahaks teha, et robot teeks või ütleme teistpidi, et mida inimene ise ei tahaks teha, aga robot teeks, et minu arust on siin ka selline laiem pilt üldse, et autode puhul võib-olla tuleb see eriti välja, et kas me tegelikult tahamegi, et kõik autod on ise juhtivad. Ehk et mida me lõpuks teeme ise. Et küsimus on selles, et kas meil on lõpuks näiteks robot, kes mängib tennist ja käib suusatab ja vaatab televiisorit ja, sest me ise ei pea enam seda tegema. Et küsimus on, et millised on need tööd, mida me tahame teha ise. Ma ei taha öelda, et on kusagil inimesi, kelle võib-olla eluunistus on tuba koristada, aga miks mitte? Kindlasti on palju inimesi, kes tahavad näiteks, ma ei tea, ise ehitada midagi omale, ma ei tea, remontida, mida iganes, sest neile meeldib see. Samal ajal on väga palju inimesi, kes ütlevad, et see on maailma kõige nõmedam töö ja seda võiks teha robotid. Nii et siin on ka nagu väga huvitav aspekt, et lõpuks mida siis teevad inimesed, et millega me turundame sellist robot tuleb, teeb sinu eest asju ära, aga mis sa siis ise teed? Jaa, õige punkt. Tegelikult ju me räägime siin kõik sellest, kuidas robot tuleb ja teeb minu eest asjad ära, paneb, ma ei tea, nõud kappi ja nõudepesumasinasse ja lõpuks me oleme selles vooli maailmas, kus me istume kõik kuskil tugitoolis ja liigutaks selle ennast. Ja muide, rõhutan ka siia, et kui me istume seal tugitoolis, siis me ei ole ka avalikus ruumis, kui meil on need VR-prillid ees, olgu, et me ei käi enam välja. Aga pigem mina arvan, et mina tahaks näha nagu seda maailma, kus sellised robotid on hoopis, ma ei tea,
istuvad prügiautodes või käivad näiteks päästeametnikena tuld tõrjumas kohtades, mis inimeste jaoks on asju, mida inimesed teha ei taha või võib-olla nad ei sobigi inimesed selleks tegemiseks, eks ole, mis noh. No aga võib-olla on ikkagi väga paljud sellised, ma tahaks öelda, et need, kes tuld tõrjuvad, on kahtlemata inimesed, kellele see töö ka väga meeldib, et nad ei tee seda ju kaugeltki raha pärast, seal on adrenaliin, see on põnev. Aga samas on ka ikkagi üsna suur eluga riskimine ja sellest ei saa piisavalt palju palka, eks ole. Seda küll, aga sellepärast need inimesed seda teevadki, et see on nagu, see on seal juures on see nagu äge töö, et ma tahangi nagu öelda, et on palju ameteid, kus noh, isegi väga palju ameteid, kus kindlasti inimesed ei tee seda ju ainult raha pärast, kaugeltki mitte, seda tehakse ikkagi selle pärast, et see töö neile meeldib. Võib-olla isegi enamus neid. Jah, võib isegi enamus neid just. Aga lähme järgmise teema juurde, aga minust on need tunduvad täiesti eri maailmad, aga väga on seotud tehnoloogilise progressi mõttes. Et me räägime praegu robotitest, mis võiksid meil kodus teha töid ja see tundub käekatsutamatu, sest on kohmakad ja kallid. Ja järgmiseks räägime tahvelarvutitest ja ma mäletan 15 aastat tagasi, isegi rohkem tulid välja esimesed tahvelarvutid, siis see tundus olema ulme, et on nii õhuke asi, sinna sisse mahub ära põhimõtteliselt, mis meil toona oli PC ülesanne, noh toona ei olnud ja me ei uskunudki, et PC ülesanne võiks mahtuda tahvlisse, mis on puututundlik. Nad olid kallid, nad olid kättesaamatud ja nüüd 15 aastat hiljem me oleme nüüd sinna, kus tahvelarvuti on väga odav, igahele kättesaadav. Meelis sa tegid ülevaate neist, aga hoiame peas seda mõtet, et mis me praegu räägime robotitest, võib-olla 15 aasta pärast me oleme samas kohas, kus me praegu tahvelarvutitega oleme. Nii et sa tegid soodsate tahvelarvutite ülevaate. Ja mõni aeg tagasi, ma arvan aasta-poolteist tagasi tegi Glen testi, kus oli sellised kallimad või keskmisest kallimad tahvelarvutid. Jah, see oli tegelikult täpselt 1,5 aastat tagasi. Siis mina võtsin nüüd vahelduseks ette siis odavad tahvelarvutid. Tahvelarvutid on tegelikult läinud nagu ära ütlema, et odavaks ja mingeid saab osta lausa alla 100 euro ja kohe tuleb öelda, et kõik, mis maksavad alla 100 euro, neid ei tule osta, kindlasti tohi osta, sest need ei kannata mitte mingisugust kriitikat. Milleks need sobivad? Mida sa teed vähem kui 100 eurose tahvelarvutiga? Ma ei tea, annad lapsele, et ta sind ei tüütaks, pärast on laps tehnikasõltuvuses, eks ole, et see ei ole halb. Aga internetis käid surfada? Jah, aga käid ka vaevalikult, aga tegelikult mina võtsin ette selle järgmise kategooria, mis ma arvasin, et võib-olla võiks nagu juba talutav kasutada ja võiks väärida soovitust ja valisin hinnaklassi 150-250 euro vahele ja lõpptulemusena tuli välja, et kõik, kui me mälumindi võtta siis 6 testis olnud tahvlit ja olid alla 200 euro hinnaklassiga ja kui ma neid nagu otsast testima hakkasin, siis esialgu tundusid kõik nagu väga halvad ja ma korraks mõtlesin isegi, et kas öelda, et ärge ostke neid. Sest et tegelikult siin ainult 100 eurot juurde pannes saab tegelikult parema tahvelarvuti. Aga küsimus on siis selles, et kuhu me siis oma asjaga välja jõuame, et kui iga kord panen 100 eurot juurde, panen 100 eurot juurde, et kellel on seda raha, kellel mitte, eks enamus inimest tõenäoliselt ei ole ja lõpptulemus on see, et siis me lõpuks jõuame 1000 euroni välja, kui kogu aeg hakkame 100 eurot juurde panema, siis sellest saab natuke parem asja, eks ole. Ja sellepärast me ikkagi nagu pidi mingi pingejärjestuse tegema ja võtma neid asju nii nagu on, et kui sul ongi nagu 200 eurot, siis mida selle raha eest saad, eks ole. Aga ma küsiks korraks hoopis selliselt ka, kui me siin juba väljasuumimisest rääkisime, see laiema küsimus, et tahvelarvuti on ka selline huvitav klass, mis ju sai kuulsaks iPadi tulekuga, mis ei olnud üldse väga ammu, see oli, kui ma ei eksiga, see oli 15 aastat tagasi ja siis kõik ennustasid, et see on üks mõttetu tooteklass. Ent siiski on see tänaseni olemas, iPadi kasutasin mina vahepeal ka väga palju, tuleb tunnistada, enam ma millegi pärast väga palju ei kasuta. Ehk et kas tahvel on üldse asi, mida täna inimesed kasutavad? Yeah. Tahvlilaadide müük kukkus aastalt aastasse ja ta vahepeal oli ikka päris palju silmas surmas, aga nüüd on ta nagu tõusnud. Ja ma arvan, et üks asi ongi see, et siin pandeemia aitas kaasa, eks ole, kus inimesed olid kodus ja vaatasid ekraane ja teine asi oligi see, et hinnad on läinud nagu paremaks konkurentsivõimedega, mis tegelikult ka iPad hinnad on läinud, eks ühest osas kallimast, teises osas paremaks. Ja samas jah, mina näiteks ütleks ka seda, et kui mul oli kunagi iPad ja pärast seda ma kasutasin ühte Samsungi tahvlit ja kui see otsad andis mõlemad neist nagu mingil hetkel said otsa, siis ma otsustasin, mul tegelikult ei ole vaja seda ja suure ekraaniga telefon ja arvuti nendest piisab. Aga mida vanemaks silmad jäävad, seda rohkem mõtlen, et isegi sellise pea 7-tollise ekraaniga telefonis suuremat asja tahaks ikka. Ja mis oleks väikse kui kedagi kui arvuti, eks ole, võib-olla see on liigne ekraanisõltuvus ka, aga see on juba teine teema, eks. Et iseenesest jah, ei ole vaja, aga samas mõnikord on tore lugeda uudiseid või vaadata pilti suure ekraani pealt.
et siis ikkagi trendid näitavad, et tahvlid ära ei ole kadunud. Tahvlite müügid vaikselt tõusevad, jah. Ja muidugi nüüd selles testis, kui sa ütlesid hinnapiiri, siis seal legendaarset iPadi ju ei ole. Ja sellepärast ma siin ka kirjutatud versioonis, mis Geeniuse lehel on ja ühtlasi ilmus ka septembri digis, kui ma mind ei peta, siis ütlengi, et tegelikult sa saad 100 eurot juurde makstes kas parema hinnatootja tahvelarvuti või eelmise põlvkonna tavalise iPadi, mis on oluliselt parem asi, eks ole. Kuskil 300 või natuke üle euro eest. Proovi kuidagi üldistades seda siis nii-öelda kokku võtta, et kui sa hinnas nüüd vaatadki seda segmenti, mida sa nagu testisid, võrdled võib-olla kallimatega ka või et mis on siis need asjad, miks see tahvel on odav, miks see kõige odavam tahvel siis üldse kuskil ei kõlba ja mille poolest siis see järgmine tahvel juba natuke kõlbab, et mida peaks siis üldse vaatama? 3 asja, eks tahvel on tegelikult ju suur telefon, eks ole. Ja tahvelarvuti puhul tegelikult kehtib suhteliselt sama asi, mis kehtib telefonide puhul ainult võimendatuna, et kuna nende ekraanid on suuremad, siis kõik, mis seal toimub, on tegelikult ekraan, suurem ekraan maksab rohkem raha kui väike ekraan. Siis kõik, mis seal toimub, on nagu telefoniga toimuv ruudus, ehk siis hinna kokkuhoidmiseks pannakse samamoodi tahvlitesse nagu telefonidesse võimalikult odav protsessor, võimalikult aeglane mälu, võimalikult odav ekraan, võimalikult vähe rammi ja see kõik lõpuks teeb selle kasutuse nagu, võtad 3 äppi lahti ja siis kõik nagu on aeglane ja kohutav, eks ole. Et iPadil näiteks seda probleemi ei ole, kallimatel Android-tahvlitel samuti mitte. Ehk siis see märksõna on kokkuhoid ja kui see kokkuhoid langeb 2-kohaliseks, ehk siis jääb alla 100 euro, siis seal 2 gigarammiga ei tee seda tänapäeval ikkagi mitte midagi, eks tahvelarvutiga ja mingisuguse väga väikse resolutsiooniga ekraaniga, kui ta suur ekraan ei tee samamoodi, mitte midagi, sest kõik on üks udukogu. Ja nende 200 eurost tahvelarvutit juures selles ka siis on vähemalt see, et ekraanid on enam-vähem, kõigil neil olid IPS ekraanid, välja arvatud Samsung, millel on TFT ekraan, aga jällegi see Samsungi TFT ekraan ei olnud üldsegi mitte kehvem kui teiste arvutite IPS ekraanid ja nende odavate IPS ekraanide vaatenurgad ei ole üldse nii head, kui on kallimad arvutite IPS ekraanid. Nii et see lühend tähendab ka tegelikult seda, mitte midagi, see sõltub puhtalt hinnast, eks ole, et kui hea see asi tegelikult on. Ja lõpptulemus oligi siis see, et küsimus oligi, et kui hea on see ekraan, kui hea on tarkvara, siis kui ma ikkagi võtan suure ekraani, siis ma tegelikult ju tahan selle ekraani pealt teha rohkem, kui ma teen telefoni peal, ma tahaks näiteks kasutada 2 äppi korraga või 2 lehte brauseris korraga lahti hoida või mingid sellised asjad teha, mida on hea teha suure ekraani peal ja mida ma võib-olla telefoni peal tegelikult teha ei viitsi, eks ole. Et kõik need erinevad asjad võtsidki lõpuks siis nagu selle ja muidugi ka see, et kui raske ta on, kui mugav teda hoida on ja kui suur on aku, kas ma pean tihti laadima, kui kiiresti ta laeb. Ja üks asi muidugi veel, millest ma ennem ei maininud, mis puudutab odavust, ongi see, et praktiliselt kõigil tahvlitel odavatel on ikkagi laadimine on piinadikalt aeglane, et üle alla 3 tunni ei saa see ühtegi neist laetud ja tihti peab see jätma ööseks laadima, eks ole. Nii et see kehtib tegelikult ka iPadide kohta, ega nende läppiseadmetel pole kunagi laadimine väga kiire olnud, aga see on jah ka probleem, et laadimine on aeglane, see oli küll erinev, mõnel oli kiirem kui teisem, 2 korda kiirem kui teisel, aga see ei tähenda, et ta veel kiire oleks telefoni võtmiseks. No sa mainisid, et tahvli kasutaja võtab mitu asja korraga lahti. Ma sügavalt kaatlen, et selliseid kasutajaid on, võib-olla nad on, aga et kõigil on neil ju Androidid, see tähendab ikkagi seda, et see tahvel ongi nagu suur telefon. Ma arvan, et seal see nõuaks juba väga kõrgemat pilotaaži, et sa siis kuidagi suudad seal Androidil teha mitu asja veel korraga lahti. Eks see välimus on ikka, mida ma tahan oma pika küsimusega või jutuga öelda, on see, et Android tahvlitel kõigil see kasutatavuse pool pigem erinevalt iPadist on selline väga telefon suurendusklaasi all. Ei eksid, absoluutselt, sa pole ammu tahvlit kasutanud. Ei. Et tegelikult ongi ju see vahe, et uutel tahvlitel on ikkagi väga enamus tootjad on pannud rõhku ja võistlevad selle poolest, kes on teinud sellise mitme äpi korra kasutamise võimalikult mugavaks, lihtsaks, lollikindlaks ja osad saavad Androidiga tahvlit saavad sellega tänapäeval paremini hakkama kui iPad, kuigi iPad on ka viimase 2 iPad OS on ta nüüd, mis see iOS-il põhinev tarkvara on näinud selle koha pealt märgatavalt paremaks. Ja kõik need akende avamised, akende suuruste muutmised, üksteise kõrvale lohistamised on ikkagi nagu tehtud lihtsaks, intuitiivseks ja seal on vahe, millised tootjad seda kõige paremini teevad ja ma ütleks, et praegu on tegelikult OnePlus on siin üsna tipus, Samsung teeb seda üsna hästi ja Xiaomi ning
Honor saavad ka päris hästi hakkama. Honori häda oli see, et testis olev tahvel oli vanemal tarkvaraga, uuemal tarkvaral on see asi parem. Aga ja ainus testis olnutes 6, kes tegelikult vastas Glen sinu kirjeldusele täpselt nagu rusikas silmaauku, ehk siis tegemist oli puhtalt suureks venitatud telefoniga, oli Hiina tootja Ulefone, kes sai testis sirgelt viibase koha. Just sellepärast, et heli oli halb ja see on mõned asjad veel, aga just põhiline see tarkvara ei kasutanud ära suurt ekraani, seal ei olnud mitte midagi, mis nagu annaks suurele ekraanile eelise, et see oli lihtsalt suureks venitatud telefon. No aga lihtsalt isegi kui sa veebi servid nendega, siis ikkagi vaikimisi nad ju kehastuvad telefoniks. See tähendab seda, et kasutavad siis nii-öelda mobiilse veebi välimust, kui sa ei ütle just teisiti. Ja samal ajal, kui sa ei ütle teisiti, siis vaikimisi see tahvel ilmselt on mobiilses versioonis ja seetõttu võivad näha väga kummaliselt suured seal asjad välja ja kui sa lülitad selle muidugi desktop režiimi, siis võib jälle juhtuda vastupidi. Aga kas see pole mitte nagu asja mõte, mitte probleem, et nagu Meelis ka viitas, et sa tahad võib-olla näha suuremaid tähti pilti. Teatud, ütleme, ma ei hakka ühtegi eagruppi siin esile tooma. Ma ei hakka, jah, võib-olla, et teatud vanuses võib-olla me kõik sõltame mingisse vanusesse, aga põhimõtteliselt sa tahad näha suuremat teksti ja telefon on väike ja see toimib nagu suur telefon. No endiselt on seal seesama ikkagi probleem, mis kallimate tahvlitega tuleb ju väga välja, et mis asi see tahvel täpselt on, et kui sa seda sisu või meediat seal tarbid ja lähened sellele nagu siis arvuti opsüsteemile, siis on teda võib-olla ebamugav juhtida, sest näppudega ei saa ju nii nagu hiirega seda teha. Aga kui nüüd on seal mingisugused nii-öelda otseteed või shortcutid või kuidas me iganes neid nimetame, nagu sa Meelis ütlesid ka, eri tootjad teevad mingeid erilahendusi, kuidas neid aknaid seal avada ja ma pean isegi tunnistama, et iPadi puhul ka olgugi, et võib-olla need lahendused võiks olla head, aga päris elus mul ikkagi täpselt ei jäänud meelde ja aeg-ajalt, kui mul kohati tuli 2 akent kõrvuti lahti, siis ma ei saanud ühte neist kinni ja see pani mind kasutama 4-tähelisi sõnu, sest ma ei teadnud täpselt, mida ma peaks nüüd tegema, et saada oma teist pilti tagasi. Tegelikult see kasutajakogemus on just üsna jube kõikidel asjadel, mis on nagu proovivad olla nagu tahvlid, aga siis sisaldada mingit salajasi liigutusi, et saada sinna kuidagi paremat kogemust. Okei, eks see on maitse asi, aga võib-olla ma mainiks kiirelt ära, et seda ma ütlesin, et Ulefone sai viimase koha ja testi võitis tegelikult siis Xiaomi Redmi Pad 2, mis lihtsama versioon 4 GB RAM-iga maksabki 150 € ja seda saab osta siis ka suurema sisemälu ja suurema salvestusmälu kogusega. Suur aku, 9000 mAh aegne laadimine. Miks ta võitis on sellepärast, et tal on kõige suurem resoga ekraan ja mitte ainult reso pole tähtis, vaid see suurem resoga ekraan sellise suuruse ekraani puhul, kõik nad on 10-tollised, kui meil on 11-tollised kõik. Päris suured ikkagi siis, mitte ikka 7-8 tolline, vaid pigem. Minust ongi suur probleem, sest väiksemaid 8-9 tollised tahvlid pole turul olemas. Et iPad mini konkurenti põhimõtteliselt Androidi maailmas, eriti siin et Lenovo teeb üks mänguarvi arvuti tootja teeb ühte ja Xiaomil on ka nüüd üks, aga mitte üks isegi neist ei müüda Eestis, nii et selles mõttes on ikkagi asi sellised odavate, vaid just väikse ekraaniga kerged tahvlite koha pealt on nagu iPad minil ei ole nagu konkurent tegelikult turul. Kas selle klassi tahvlitele ka pakutakse selliseid klaviatuuriga kaanelahendusi või sellist ei ole? Ma jõuangi sinna, et tegelikult enamusele saab osta juurde klaviatuuri ja siis klaviatuuriga ümbrises nii-öelda ja mõnele ka puutepliiatsi Honorile, Xiaomile ja Lenovole. Lenovo oli testis olnutes ainuke, mille 160, kui mälu mind ei peta, eurone komplekt klikis müüdav sisaldas juba siis klaviatuuriga ümbrist ja pliiatsit. Et selle raha eest nagu päris hea. Xiaomile saab need juurde osta, komplektis ei ole. Teistel samamoodi Samsungil ja Ulefonil oli komplektis ümbris, aga mitte klaviatuuriga. Teistel ei olnud ühtekümmes kaasas, aga enamusel saab osta juurde klaviatuuri ja mõnedele siis ka pliiatsi, aga mitte kõigile. Samsung oli sellepärast huvitav, Samsung sai teise koha ja ma tegelikult arvasin, et ta jääb suhteliselt kaugele viimaseks või viimast hulka, sest et tegemist oli tõesti kõige vanema tahvliga, mis on praegusest 2 aastat vana ja nüüd kohe peaks Samsungil tulema uus mudel, 11 Plus on juba tulnud, aga ei ole veel meieni jõudnud. Igal juhul see on kohe saabumas ja üllatav oli see siis, et see Samsungi 2 aastat vana tahvel tegelikult oma jõudluse poolest sai väga edukalt vastu kõigil nendel uuematele, sest et see protsessor, mis sees oli lihtsalt parem. Samsung oli ka ainuke, kõigil muideks on olemas ka nii Wi-Fi kui andmesidega versioonid. Ulefone oli jällegi ainuke, millel on olemas ainult andmesidega versioon ja Samsung oli neist ainus siis andmesidega versiooniga mudelitest, mis toetab 5G-d, kui teised on 4G-ga.
ja lisaks siis on see, et Samsungi puhul oli ta kõige kergem ja kõige selline mõnusam käes, aga samas ta aku oli jällegi 700 mAh on kõige väiksem, nii et see on ka see kompromiss, eks ole, kergel tahvlil on väike aku. Järgmine oli OnePlusil oli päris hea tarkvara pool, kuigi samas jällegi siin tuleb see odavus välja ja OnePlusi see multitasking või nii-öelda tahvli suure ekraani peal mitmete asjade korraga tegemine ei olnud seal tahvlil nii hea, kui see on OnePlusi kallimatel tahvlitel. Ilmselgelt on nad vaadanud, et protsessor pole piisavalt jõudu, et mitut asja nii palju hästi vedada ja siis nad on teinud sellest nagu lahema versiooni. No ikkagi ma jään selle tahvlite juures, jälle tulen selle sama asja juurde tagasi, et mida sa ikkagi teed sellega, sa tegelikult ju vaatad lihtsalt netist uudiseid, võib-olla vaatad ka filmi ja ongi kõik. Kui sul on klaviatuur mingite kaantega, siis ma ei tea, mina omal ajal tõesti kirjutasin sellega mingeid asju, aga selleks ei ole ka ju teab mis võimekust vaja. Et ega sa ju päriselt selle tahvliga nüüd mingisugust suuri audiovisuaalseid oopuseid ei genereeri. Jah, aga lõpuks ongi see, et kui su tavaline kasutamine, kus netis surfamine või Delfit või ma ei tea, mida vaadata, mis on nagu palju reklaame, kus on ikkagi asi aeglaseks jääb, siis asi on nutune, eks ole. Ja sellepärast ma võib-olla tahakski siia lõpu poole öelda, et tegelikult tasub võib-olla kaalud ikkagi natukene paremat arvutit ja mul hiljuti oli tehtis ka üks parem arvuti, tahvelarvuti nimelt Xiaomi uus Redmi Pad 2 Pro, mis on siis üsna sarnane selle grupi tehtis olnud Redmi Pad 2-le, aga Pro tähendab siis seda, et ta on veidi võimsam. Ta on suurem ekraaniga, mis tegelikult mulle ei meeldis, mulle meeldib väiksem ekraaniga mudel, nagu ma just rääkisin, aga see on mais asi, et 12-tolline protsessor on märgatavalt võimsam, RAM-i on kas 6 või 8 giga, sõltuvalt sellest, kas tal on siis suurem või rohkem sisemälu. Ja vahe on tegelikult, arvestades ta hinnavahe on umbes ongi 100 eurot ja 150 versus 250 eurot umbes, siis selle 100 euro hinnavahe eest saab ikkagi nagu tunnetuslikult palju parema tahvelarvuti. Ka ekraan on kõvasti parem. Aga nagu sa mainisid, et tootjad teevad siin mingi pingutusi, et oleks ikkagi erinev see kasutuskogemus. Paranda mind, kui ma nüüd eksin, kas Androidi puhul ikkagi, kui ma lähen sinna Play Store'i ja tõmban mingisuguse äpi, siis on see äpp ikkagi täpselt sama versioon nagu telefonis või siis kuidagi saab see äpp maagiliselt aru, et nüüd on tal rohkem ruumi ekraani peal? Kaks asja on, sõltub äpist. Enamasti äpitootjad ei ole endiselt erinevad iPadis seda väga hästi teinud. Mõned on ja neid tuleb järjest rohkem juurde, aga ega ta väga hea ei ole siiamaani, kuigi tootjate enda äpid on nagu sellega arvestanud, eks ole. Aga sul on õigus, et ega see probleem on endiselt olemas ja loomulikult on tänapäeval enamus tahvlitel, kes on tootja on sellest aru saanud probleemist ja nad on ka siis teinud igasugused trikke, et sundida nagu äppe akendesse, kui sa ise akent ei toeta või siis nagu mingid elementi ümber tõstma, kui sa ise ei toeta. Tegelikult see sai alguse ju mitte niivõrd tahvlitest, kui just volditavatest telefonidest. Samsung alustas seda nii-öelda jõuga äppide muundamist ja nende oma tahvlide allutamist ja see tegelikult on tahvlite maailma üle kolinud. Nii et tegelikult tootjad näevad siin kurja vaeva, aga ma ütleks et Google on küll teinud liiga vähe selleks, et seda äpitootjate käsi väänata selle koha pealt. No just, sest tegelikult ikkagi ammu ju Apple tegi. Ma ei saaks öelda, et ka iPadil need asjad nagu roosilised on. Siiski iPadil on ikkagi iPad OS ja siis on olemas iOS. Ta on ikkagi erinevad lahendused, sest et omal ajal ma mäletan ka seda, et kui võtsid iPadi peal lahti mingisuguse sellise äpi, mis oli siis optimeeritud iOS-i jaoks, siis tegelikult oli ka nüüd variant, kas ta oli sul seal pisike kast seal ekraani keskel või sa siis lihtsalt zoomisid ta välja, mis oligi eriti hädalahendus. Ma ise ei kasutariti, aga Instagram tuli just iPadil ja siiamaani oli ta väiksena siis või 2 korda zoomituna iPadi peal ja Androidi peal töötas ta see nii palju paremini. Nii et see on aga sellegipoolest võiks ju olla ka Androidist selline tahvli versioon, mis võib-olla siis Google ei taha teha tahvli versiooni just sellepärast, et Google tahab, et kõik need asjad oleksid nii-öelda töötaksid mõlemad, oleks nii-öelda universaalsed, ehk siis saaks ise aru, mis ekraaniga on tegemist ja vastavalt sellele siis muunduksid. Ja sellepärast ongi see, et Android ei ole ju Android selles mõttes, et iga tootja teeb ikka oma skin'i ja kasutab oma võtteid seal ja sellepärast ka asjad töötavad natuke erinevalt, aga ma ütlekski, et Androidi maailmas ongi see, et kuna Google ei ole teinud väga häid edusamme, siis tootjad on võtnud nagu osaliselt selle oma kätesse ja üritanud teha selle asju, kuigi nendel ei ole siis Google'i moodi jõudu, et äpiarendajaid väänata, siis nad vähemalt on üritanud nagu tarkvaraliselt nii teha, et need asjad nagu
töötaksid kuidagi maagiliselt natuke paremini, töötavad ka, nii et tegelikult see asi ei ole üldse nii hull, kui see oli mõned aastad tagasi ja eks see on maitse asi, aga mina praegu pigem eelistaks Androidiga tahvlit kui iPadile, sest see annab mulle rohkem võimalusi, kuigi jah, iPadil on see äppide olukord oluliselt parem. Nojah, lihtsalt Androidi kui sellist ikkagi lühidalt kokku, et see ei ole olemas Androidi tahvlite jaoks või nii-öelda opsüsteemi tahvlite jaoks ei ole ja ilmselt ei tule. Ja ei tule ka. Just. Google'i põhimõtteliselt kunagi Google üritas teha Android 3 oli spetsiaalselt tehti tahvlitele, kukkus kolinal läbi ja peale selle nad läksidki selle lahenduse peale, et me teeme pigem nagu ühe operatsioonisüsteemi, mis on nii-öelda skaleeritav nagu erinevatele seadmetele ja nüüd, kus Chrome OS ja Android kokku pannakse, Android ka laua, sulle arvutitel tuleb, eks see lähima aasta-paari jooksul, siis ilmselt ma usun, et Google võtab seda skaleerimist veel tõsisemalt, et see asi ka koolides igal pool hästi töötaks, nii et eks me näe. Sa mainisid neid tahvleid oli seal paras hulk, ma ei hakka nüüd kõiki neid nimesid sinu käest üle küsima, aga selles kontekstis võib-olla ka kuulajakirjadele toetudes kõik need nimed me paneme edaspidi kirja saate tutvustusse, kus neid saab lugeda. Lugege saate tutvustust ja kui me räägime mõnest suuremast testist, mille kallal keegi on teinud tööd ja kirja pannud selle, siis selle lingi paneme ka saate tutvustusse. Ja need testid muide, millest me siis räägime, need avalduvad siis ajakirjas Digi, kui ikkagi avaldub või siis ka Geeniuse veebis, kui nad ei avaldu ajakirjas. Ja tegelikult ka lisaks sellele, et meil on siis saate tutvustuses nii kõigis äppides kui ka veebiversioonis olemas need lingid toodetele, vähemalt saavad olema. Alati on meil olnud seal ka meiliaadress, et üks kuulaja küsis, et meiliaadressi on võimatu leida, siis võta oma podcast äpp lahti ja vaata sealt. Vaadake sealt ja igaks juhuks ütleme ka ära, et see on siis digisaade @geeniuse.ee. Just. Nii, aga kas meil tahvli ülevaade on antud, kas on midagi veel jäänud? Ma ütlen siia lõppu lihtsalt vabanduseks selle, et kuna saade on pikk ja täna ei jõua kõigest rääkida, siis eelmine nädal ma lubasin, et ma räägin ühest müstilisest telefonist. Pean sellest rääkima järgmine saade, et tegemist on see OnePlus 15, mis täna just, või täna vaid saate salvestamise ajal vahetult enne välja kuulutati. Nii et esmaspäeval, kui te kuulate seda, siis mõne päeva eest välja kuulutati ja jõuan sellest rääkida siis järgmisel saates oma muljetest ja mitmest suurest, ütleme nii, et veebiavarustes väga kahetisarvamusi tekitanud muudatustest, mis see telefon endaga tõi. No rääkides väljakuulutamistest, siis kuulutati eelmisel nädalal välja veel üks Neo ja see oli siis DJI oma, see ei olnud kodurobot, see oli droon nimega Neo 2, sest aasta tagasi, kui ilmus Neo 1, siis ta oli küll ilma numbrita, mille ma omale ka rauhti ostsin. See meile väga meeldis. See meile väga meeldis, ma kohe ka selle ostsin ja tuleb tunnistada, et see on olnud umbes aasta aega riiulis. Mitte üldse sel põhjusel, et see oleks halb, aga lihtsalt ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib vist asju koguda ja ma ei lennanud taga üldse, aga ta oli tõesti äge vidin ja nüüd DJI tegi selle ägeda vidina veel ägedamaks, pani sinna numbri 2 ja ajastus tundub olevat küll väga perfektne, sest et kui Neo oli juba edukas ja selle raha eest äge, siis Neo 2 kahtlemata tundub olevat veel ägedam ja on ka Eestisse kohale lennanud ja kui väga hästi läheb, siis saame ka ise sellega lennata ja ka arvata järgmisel korral sellest midagi. Nii et päris palju asju on siin järgmistel nädalatel tulemas. Saate olla valmis. Aga tõmbame tänasele saatele siis otsad kokku ja nagu ma ütlesin juba korra, mainin veel üle, et digisaade @geeniuse.ee võite meile kirjutada oma avastustest, mida tahate meiega ja teiste saatekuulajatega jagada nendel teemadel, mida me siin kajastame või muid küsimusi saata. Igatahes selline oli meil tänane saade. Aitäh kõigile kuulamast. Me oleme tagasi 1 nädala pärast.